Elu24 saabus Põlva lähistele Intsikurmu festivalile. Kummikud on jalas, metsaalune on märg, loodame, et väga palju vihma ei tule. Eks näis, esimesed külastajad on kohal, minu selja taga väiksemal laval on Inner Sound on peal, suurel laval toimub veel soundcheckid. Täna on palju kõvasid esinejaid, teiste seas Trajana Park tuleb Lätist, Everton the Two Dragons, aga lisaks sellisele mõnusale kodumaisele ja välismaisele muusikale saame siis nautida ka kõike muud mõnusat metsaalust atmosfääri ning kindlasti ka head toitu ja erinevaid õllesid. Et vaatamegi lähemalt, mida siin siis lisaks muusika kuulamisele teha saab. Oleme kodukohvik Tillu leti ääres ja siin reklaamitakse saiu otse ahjust ja mida te kõike siin pakutakse ja tere ka! Tere! Et tõesti tulevad saiad otse koha pealt ahjus küpsetame, nagu näha, siis neiu siin kohe rullib siin samas ja ongi tulikuumad saiad. Ja kõik elektrid, kõik selleks võimalused on head ja loodud teile, et on seda mugav teha siin metsa vahel? No, eks ikka enne tuleb läbi rääkida ja kokku leppida, et nii-öelda jalgratast meil ei ole, kes nurga taga väntaks ja elektrit teeks, et see tuleb ennem selgeks rääkida, et palju ja mida vaja on. No Intsikurmu festival on äsja avatud, seega ei oska veel saiade populaarsuse kohta küsida, aga teie olevat üldse oma letiga populaarsed erinevatel festivalidel, et kus te veel olnud olete ja kui popid need saiad siis on? No festivalidel me käime üle Eesti, terve suvi on meil nii-öelda ratastel möödub, et eelmisel nädalavahetusel tulime just Viljandi folgilt ja saiad on populaarsed, et Viljandi folgil oli pidevalt saba taga ja 4 päevaga sai 250 kilo jahu ära küpsetatud. No mis on see sai või pirukas, mida te kindlasti soovitate siin proovida? No kuna praegu on marjahooaeg, siis kindlasti kanelirull mustikatega ja kanelirull vaarikatega. Selge, suur tänu, vaatame üle. Oleme jõudnud väga huvitava jäätise leti juurde. Rääkige lähemalt, kes te olete ja kust te tulete? Me oleme pop-up jäätisekohvik jäätist. Tuleme Tallinnast ja teeme ise käsitsi jäätiseid. Teil on väga lahe menüü, ma vaatasin, et siin on hapukoore, sidruni, õlle, basiiliku, tahiini, maasika balsaamiku ja me siin eksperimenteerime maitsetega. Võib-olla on sellised täiskasvanumad jäätised rohkem kui laste lemmikud. Lastelt siit letist ei saagi midagi? Saab ikka. Hapukoore, sidruni tegelikult meeldib, basiilik on üsna selline lastesõbralik. Kus te tulite üldse sellisele ideele, et teha selline veitsa huvitavam jäätise valik ja lett? Ma arvan, et meile endale lihtsalt meeldib võib-olla natukene eksperimenteerida ja tehagi midagi muud, mida poest võib-olla ei saa. Et see ongi kuidagi selle ise tegemise mõte ka, et mis neid poe maitseid ikka teha. Kas olete juba mitmel festivalil saanud ka jäätise populaarsust katsetada või on see Intsikurmu esimesi või kus teid veel näinud on? Ja. Me oleme Kalamaja päevadel muidu müünud, me olemegi teise korruse aknast 2 ja siis me oleme käinud Pelgulinna päevadel, Tallinnas mingitel suveüritustel, aga see on teine suvi või nagu esimene suvi, kus me tegelikult natukene tõsisemalt seda asja teeme. No minu küsimus on siis, et need inimesed, kes veel on Intsikurmu poole teele, vaatavad, mida siin kõike saab on ja mis on see kõige ägedam jäätis, mida peaks kindlasti proovima? See on päris keeruline küsimus, sest need on kõik ägedad jäätised, kõik on väga head, et see oleneb, mis meeldib, kas midagi kergemat, midagi rammusamat. See on, jaa, sellele ei saa nagu vastata ühe jäätise sordiga. No teil olevat midagi proovimiseks valmis ka. Mis jäätist te proovida annate mulle? Ma annan proovida õlle. Oota, tule räägi siia lähemale. Ma annan proovida õllejäätist, sest see on see, mille peale kõige rohkem inimesi nagu ütleb, et vau, mis asi see on. Et siis saab proovida, et see ei ole tegelikult üldse nii nagu imelik, kui see nimi on. Kuidas, mis see tooraine on siis, kuidas see on valmistatud?
see ongi tegelikult õllest valmistatud, aga see alkohol on kullast, mis on Põhjala õlu. Aga see alkohol on sealt nagu välja keedetud, et see tegelikult on niisugune täitsa alkoholivaba jäätis. No ma proovin selle õllejäätise ära, kõlab väga ahvatlevalt ja huvitavalt. Muideks väga mõnus. Siuke nagu saunane, õllene selline ja leivane ja karamelline, aga tal on mingi lisabukett kuidagi seal kuskil veel peale selle karamellisuse. Ülimõnus, soovitan kindlasti tulla, astuda siit läbi, et see päike juba piilub ka pilvenurgast ja jääb see vihm ka kohe järgi, nii et jäätis sööma.